Mida me siin maal siis päevad läbi ka õieti teeme? No, meil käib siin üks lõputu teepidu, kõigutame jalga ja sööme ainult kooki. Reaalsus on aga see, et kevad on talus kõige kiirem aeg. Kuigi ilmad on ilusad ja loodust ärkab ja sooviks iga hinnaga õues olla ja kõike seda nautida, siis on kohustusi, mis on tähtsamad. Kui soovime, et meil oleks talvel midagi taldrikule panna, siis peame usinasti kaevama, külvama ja istutama. Meie argipäev on üldiselt selline, et kohe peale hommikusööki läheme õuetöödele ja tuppa saame alles õhtul 8 paiku, kui hakkan õhtusööki valmistama. Kuna hein kasvab hoolega, siis kitsed annavad 2 peale lausa 7 liitrit piima päevas, mis tähendab aga seda, et ei ole erand, kui ma veel öösel kell 12 lõpetan juustu tegemise. Igal kevadel tabab rohenäppusid täielik hullus ja jääb mulje justkui kõik võistleks omavahel. Kes juba mida maha külvas, kelle taimed on kõige pikemad ja kellel on juba veebruari keskel taimedel kurgid küljes. Mina ei jõua selle võidujooksuga kaasa minna ja tihti juhtub lausa nii, et panen oma kartulid maha alles juuni alguses. Minu uimasus ja ka teiste tööde küllus on pigem päästnud minu saagi mõne kevadise öökülma eest, kui juhtub seda, et sügisel jääb saak valmimata. Meie maja on pime ja ilma kunstvalguseta paraku mul toas ükski taim ei kasva. Üldiselt ei hakka ma enne märtsi lõppu ühtegi seemet külvama. Seega on hetkel minu taimed alles väikesed, selle eest aga tublid. Eelistangi, et minu tomatid ja kurgid valmivad pigem hiljem, kuna siis saab juba pliidi alla tuld teha ja kõik hoidised keeta pliidil samal ajal ka maja küttes. Ma ei taha keeta terve aasta ketšupi varu kalli elektriga. Minu eesmärk ei ole saada kõige esimesena tomateid ja varajasi kartuleid, vaid eesmärk on katta laud 100% oma kasvatatud toiduga.
Ei ole küll päris traditsiooniline pügamisviis, aga oma lamba Eeva saime pügatud Fiskars-kääridega. Meil on olemas ka vanad lambakäärid, aga Fiskarsid olid kuidagi mugavamad ja lõikasid paremini. Eeva on meie vanim lammas ja püsib väga ilusti paigal pügamise ajal. Aga 2 nooremat utte ma küll nii pügada ei saa. Lamba villa kogun ilusti kokku, hetkel kasutan villa nukkude täitmiseks, aga kui kunagi voki saan, siis tahaks ikka lõnga ka kedrata. Eelmisel aastal mädanes meie kartul tänu meeletutele vihmasadudele ära ja me ei saanudki saaki. Samuti oli meil põllus meeletu umbrohu invasioon. Pikalt mõtlesin, et kuidas siis see aasta päris seda kartulit maha panna. Mõtlesin, et prooviks tõstetud põhupeenraid ja tegin selle ideega ka natukene algust.
Üsna ruttu avastasin, et see põhu tassimine sellisele hulgale peenardele on meeletu töö ja paistab, et see suvi tuleb ka vähem vihma kui eelmisel aastal. Seega ei pea uputust kartma. Lõpuks tegingi ainult 2 põhupeenart ja otsustasime oma vanade viiside juurde tagasi minna. Esialgu freesisime ja siis tõmbasime adraga vaod. Meie armas lehm Mammu sai endale ka lõpuks kauaoodatud sõbra. Hugo on aastane pull, kes on äärmiselt ägeda iseloomuga. Meie kui algajad veisepidajad väga pelgasime, et pullid on kurjad ja ohtlikud, aga Hugo on täielik vastand sellele, mida pelgasime. Hugo on väga maias ja tuleb alati kutsumise peale lootuses, et saab midagi head. Juba paari päevaga hakkas pull meid usaldama ja lubab meil ennast sügada ja kasutab ka ise juhust, et ennast vastu meid hõõruda. Eriti kui olen piimalüpsikutega, siis ta seisab mul risti ees ja soovib, et ma temaga tegeleks. Veised on tõelised romantikud. Mammu ja Hugo on saanud nii lähedasteks ja neid vaadates hing rõõmustab. Loomad magavad kaisus, lakkuvad teineteist ja käivad igal pool koos. Nende suhe võiks olla eeskujuks nii mõnelegi inimesele. Nagu kevad ei oleks veel piisavalt kiire aeg, siis alustasime ka teise maja ehitamisega. Jah, just maja. Saunamaja, aga siiski meie jaoks suur projekt ja päris maja. Kuna me kõiki töid ka ise ära teha ei jõua, siis esimese osa saunast ehitavad ikkagi oma ala profid ja sisetöödega katsume siis ise hakkama saada. Hoolimata sellest, et ehitusega tegelevad teised mehed, on siiski ka meil parasjagu suur hulk toimetusi juures. Esialgne plaan oli saun ehitada täielikult off-grid, aga kohe vundamendi juures selgus tõsiasi, et kõik tööriistad ja segumasin vajavad elektrit. Seega ei jäänud muud üle, kui hakata asjaga tegelema. Saun tuleb peamajast 250 meetri kaugusele ja voolu vedamine sinna ei ole mitte just kõige kergem ülesanne. Esialgselt ei olnud elektritööd meil plaanis ega ka eelarves. Seega peame kokkuhoiu mõttes päris palju töid käsitsi tegema. See tähendab ka siis maakaabli paigalduseks labidatega kraavi kaevamist. Peremees on meil paras leiutaja ja klopsis kokku vanast kontoritoolist ja euroalustest kaabli kerimise rakise, mis toimis tegelikult ülihästi. Hoov on meil ülesse kaevatud ja igal pool valitseb tõeline kaos, aga see on kõik toreda eesmärgi nimel. Hoolimata sellest, et tegelikult tööd meil mitte kunagi otsa ei lõppe ja iga asjaga on alati kohutavalt kiire, katsume ikka vahel aja maha võtta ja nautida ka seda, mida oleme endale siia loonud, seda imelist paradiisi.
kui muru on niidetud ja kartul maas, siis on aeg teha üks väike teepidu aias, nautida imelisi looduse lõhnasid ja süüa maitsvat kooki.